teine küsimus, ma mõtlesin, et kodutekstiili osas, et ma näen, et kogu sortiment praktiliselt on ju Soome poolt juhitud. Just, suures osas küll see. Kuna me küll, Grenholmi ka, kuna me küll ise ei tooda neid tooteid, aga me disainime... Grenholmi tegelikult ei ole enam praegu ametlikult, me oleme temaga praegu lõpetanud. Et me otsime küll aga midagi praegu lubada ei saa. Hetkel me oleme, nagu sa näed, poodides on meil see Finlayson väga suures osas ja väga suures mahus on ja mis on otse siuke Soome nii-öelda branding toode. Aga soomlaste on endal ka plaan teha väikeseid muutusi, et ikkagi tulla tagasi sinna odavama hinnapunkti toote juurde. Et pigem kodutekstiilis ma näen küll võimalust ainult kampaaniates praegu. Ma ei püsisortimenti mitte midagi küll lubada ei saa. Okei, siis me saaks pakkuda kampaaniaid ja et kui nüüd tekib moment, kus näiteks nii-öelda Eesti disain, siis võiks olla teema võib-olla. Meie teema on nagu see Eesti disain, et sellega võib-olla eristuda. Et võib-olla kõiki... Eesti disainist rääkides, siis see absoluutselt ja selle puhul võib ka püsisortimenti mõelda. Et nagu seal oligi, et kui me räägime Eestist toodetud, Eesti disainiga, Eestiga seotud toodetest, neid me vaatame alati nagu eraldi ja oleme nendest rohkem nagu valmis neid sortimenti võtma. Aga minu poolt aitäh. Just. Ja nii ongi. Kes sa võiks veel rääkida? On küsimusi? Kõik jäid vaikseks nüüd. Jaa, ole hea. Tere Merit, mina Mehis UM5-st. Jaa, tere. Tervist. Tahtsin küsida köögitarvikud. Meil toidunõusid ei ole, meil on potid, pannid ja termopotid näiteks, eks ole. Kuidas seal selle püsivaliku võimalused üldse täna on, et riiulid on täis või on see kõik Soomest, mis täna tuleb sinna riiulisse? See potid, pannid on niimis, et see on selline tootegrupp, mida ma usaldan Piretit, kes seisab su kõrval ja ta sulle kohe ütleb, mida potid, pannid meil teevad. Hästi, siis ma tean, kuhu pöörduda. Jaa. Okei, tänan praegu. Võin kohe vastata ära, et meil on tõepoolest Soomest on väga suurepärane valik potides, pannides ja meil on väga head ostuhinnad seal. Aga kui sul on pakkuda midagi nendele vastu, et siis ole hea, saada. Sa pead sihtima tõepoolest väga täpselt, on ju. Et lauaga just ära lööma tule. Ja ma soovitan ikkagi, et võtta aluseks neid kõik võimalikud tähtpäevad ja sellised hooajad, mis on eestlasele omased ja olulised. Et klient on ka siis nagu lahkem. Ja me tarbijana ise samamoodi otsime neid asju. Me oleme ise ka lahkemad, sest meil on palju rohkem ruumi käes, mida täita ja me tahame seda ilusaksti täita, nii et... Ja kaupluse töötajatel on ka mõnus. On ka palju lahkem. Ja nendel on ka nagu tore on panna uusi asju välja. Mina ise olen töötanud kaupluses ja Prismas ja tore on panna uusi asju välja ja tore on teha väljapanekuid. Ja tore on, kui need on kvaliteetsed, sa näed, et klient soovib neid. Tore on teada nendest midagi, et kui klient küsib su käest, sa oskad vastata. Et selles suhtes olen oodatud pakkumistel. Kõrval on sul siin konkurent, kes samuti soovib pakkuda ja on pakkunud ka juba. Ja ka tema tooted on ka meil müügil olnud, ka potid, pannid, eks ole. Ja me oleme ka neid hästi müünud. Suht koht ikkagi. Ja loomulikult, et kui analoogtoode on müügilt Selveris, me tõesti tahaks pakkuda sooja Selverist nagu odavamat hinda ja siis me ootaksime ka odavamat ostuhinda. Ma muidugi julgustaks seda, et kui te pakute kampaaniaid, siis Eesti turg on nii väike. Et mida ma näen on see, et see kampaania toimub korraga nii Prismas, Selveris, Rimis. Et ikkagi natukene ajastatakse neid tarbija huvidest lähtuvalt. Et need samad asjad ei oleks samal ajal Selveris ka. Et tihtipeale ma võtan selle Selveri pakkumiste lehe, mis mulle tuleb postkasti ja vaatan, ups, täpselt sama asi. Ja ma olen millegi pärast teinud 5 senti kallima hinna. Milleks? Eks. Et kui teil on endal see teadmine ees, et ei saa nagu püüda kõiki igalt poolt, et kui natukene lihtsalt
jagada seda asja. Nii, küsige palun. Meil on aega veel üle poole tunni. Jaa, palun. Mul tuli veel meelde üks küsimus, et see, kui nüüd rääkida nendest hinnamuutustest, et kui me tõesti nüüd leiame variandi, et me midagi saame soodsamaks teha, et kuidas see reaalses elus võiks toimuda, et me iseenesest kaaluksime ka oma tarnijatega igal pool variante, et hindasid soodsamaks teha. Et saaks tõepoolest müüki tõsta. Juures hindade soodsamaks tegemise vastu meil ei ole absoluutselt mitte midagi ja nagu me ka tõime välja, tegelikult me täitsa ootame seda, sest et kui kõik need koroonad ja asjad siin aripunktis olid, hinnad ju tõusid väga kiiresti ja olid ka põhjendused taga ja kõik oli arusaadav, siis täna me näeme, et tegelikult maailmaturul on ju hinnad langenud, on langenud siin paberihinnad, on langenud puuviljahinnad, on langenud konteinerite hinnad, eks ole. Aga ma ei näe millegi pärast, et kõik saadaksid meeletult palju hinnalangusi mulle, et ma ei tea, kas need on kuhugi kaotsi läinud või milles asi. Aga jah, see näeb välja nii, et kohe, kui sa tahad mingit hinda teha madalamaks, siis meie tahame seda ka kliendi jaoks teha madalamaks. Ja selles mõttes on hinnamuutused saame teha madalamaks küll kohe. Nii teie omad võtte vastu, kui siis ka enda poolt. Sest nagu tuligi välja, et kliendid praegu vaatavad kõige rohkem seda hinda just. Ja sellega me saame seda klienti siia poodi ja siis hakkavad need alles vaatama neid muid aspekte, eks ole, et kas on mugav osta, kas on vastutustundlik toode, kõik need muud asjad, et hind on praegu prioriteet ka tarbekaubas ja absoluutselt ootan neid hinna soodsamaks tegemisi ja oleme väga tänulikud selle eest ka. Me vaatame oma võimalused üle. Ja, super, see oleks väga super. Anton küsis, et kas on võimalik siis müügiaruandeid kuidagi saada aeg-ajalt? Müügiaruandete saamisega on küll nüüd niiviisi, et väga keeruline oleme seda aru saanud, on meie IT-l nüüd millegi pärast produtseerida. Küll aga mingi mõistliku aja tagant ei ole probleem neid meil ka endal saata. Et mõistlik aeg ma võiksin öelda, et ei ole võib-olla iga nädal, aga näiteks iga kuu. Võib-olla kui te olete mingi muutuse asja teinud, siis võime ka tihedamini, aga igakuiselt me saame neid ise saata, see ei ole probleem. Automaatsete raportitega on küll kahjuks niiviisi, et meie IT-võimekus millegi pärast neid valmistada ei ole üldse mitte kõrge. Ja seega päris paljud on neid tellinud ja ei ole neid siiamaani saanud, nii et ma seda ei lubaks. Aga meie võime teile saata neid küll ise. Kuumüüki ja see on täiesti võimalik. No iga kuu piisab täiesti või isegi arvemini. Me anname siis märku. Vastava info ja mulle Kairile ja Kairi paneb kalendrisse ja saame selle saata kenasti iga kuu. Ja, suur tänu. Et oma hankijatele ka küsimuse peale ma saadan saldosid, et küsige, et palju on parajasti poodide laosaldod, et mida juurde pakkuda või. Et ka see on võimalik. Ja müüke kindlasti ja see on ka kindlasti, mida võikski teha, vaata selles suhtes, et me oleme ju ka seda päris tihti näinud, et hankija käib küll poes ja ta näeb, et seal on nagu kogu aeg tühi või mingi probleem on kogu aeg. Aga kui meie seda ei saagi kunagi teada, siis võibki olla see asi, et see kaup on tegelikult saldos, mis tõttu ei moodusta ühtegi tellimust. Küll aga on see kaup võib-olla lattu ära kadunud, keegi ei olegi leidnud teda väljapanemiseks ja nii tegelikult see tühi koht seal nädalasse ju tiksubki. Et mõistlik oleks isegi neid aeg-ajalt võib-olla küsida, eriti kui sa näed seal riiulis, et on mingi probleem juba mõnda aega olnud. Saame seda koos üle vaadata. No nii. Järgmised julge. Tere, olen büroo disainist Juta. Mul on selline küsimus, et kui me valmistame ette nüüd uut hooaega koolihooajaks, et me teeme display pakkumisi, et kas on ka selline võimalus, et me saaksime võimalikult vähe või võimalikult kiiresti kaupluses kaubad välja panna. Et kas on võimalik ka saada meili peale ette näiteks nende toodete hinnainfod, et siis me saame juba display'd näiteks ette valmistada Tartus niimoodi, et meil on juba need hinnaribad kõik pandud. Et kui me tuleme kauplusesse, paneme päevikud ja kõik tooted juba ära, et meil on kohe, et me ei pea kaupluses ka. Just, et Prisma, jah, just, et me ju seda infot ei jaga kuskile, et aga see oleks nagu meile endale nagu lihtsalt tööprotsessi kiirendaks nagu vähe. Põhimõtteliselt me oleme vajadusel küll neid niimoodi saatnud, aga ma lihtsalt praegu mõtlen,
Piret nüüd täiendab mind, et kas seal ei ole ju sel juhul seda EAN-i, kas see on abiks, et neid, milliseid kujul neid sinna ennem siis ette panna? Toode peaks olema süsteemis ja printida saame me poodidest välja. Endal neid kontorisse printerit ei ole, mis hinnasilte prindib. Ja ma saan aru, nüüd te tahaksite, et teie poolt kontoris välja trükitud hinnad oleksid seal ees. Jah, et Prisma hinnaribad juba oleks olemas. Aga meil on ikkagi standard. Ja, meil on see kuupäeva ja hinna etiketi standard. Just. Et sel juhul me peaksime ikkagi, et me trükime need oma poes välja ja saadame teile. Aga põhimõtteliselt ei ole keeruline, kui teate, mida tahate. Võib-olla lihtsalt võtab natuke rohkem aega, et kas see nagu on. Või siis... Mõistan, jah. Ja kindlasti oleks ka poodidel väga suur abi, et ma arvan küll, jah. Ma arvan, et see on kindlasti tehtav. Jaa, ma arvan küll, jah. Just sellisel kujul, et me ise teemegi varem nad sisse, pood prindib need välja, keegi võtab või saadame teile posti kätte saata. Aga see on muidugi asi, mida siis tuleb varakult jälle meelde meile tuletada, sest ega me ju ei mäleta seda järgmise koolihooaja alguses, et teil oli selline mõte, on ju. Et see on tehtav kindlasti. Räägin, jah. Et absoluutselt võime lubada, et võib seda niimoodi teha, kui te olete valmis ise järgi käima, need võtma poest ja siis tegema. Ma arvan, et see on täiesti okei. Ja tere, Karo Lortikumist. No, küsimus infopäeva osas, et kas ta nüüd on nii-öelda teenindajatele või hoopis tarbijatele, pole väga suurt vahet, aga kuidas see reguleeritud on, et meil siin eelmine kevad oli paaris suuremas hüpermarketis sellised toredad üritused, et kas saab korrata neid ja suuremal määral? Jaa. Kui sa mõtled nüüd neid üritusi, mis meil oli aianduskeskuse avamisega seoses või? No meil seekord olid jah nii, aga üleüldiselt, kuidas see olukord on? Jaa. Tegelikult mõte on see, et just teha neid rohkem. Ja oleme rääkinud eriti aianduse vaatevinklist, et vajadusel me võime teha neid ka sellisel kujul, et kõik inimesed tulevad ühte kohta, kes on nagu vastutavad selle aianduse eest uuel hooajal ja te saate teha näiteks meie kontoris kuskil või kuskil suuremas kaupluses, et ei pea igal pool käima. Või siis jah, teine võimalus, et igal pool, aga üldiselt me väga tervitame sellist mõtet, sest meil need kauplused ei ole väga, samamoodi nagu ma ütlesin, meie ei ole igal pool spetsialistid ja ei ole ka meie poemüüjad ega meie saaliteenindajad ja ausalt öeldes väga hea tagasiside oli ka nendest, mis te tegite Narvast näiteks, tuli väga hea tagasiside. Et väga tervitame seda, aga peaksime need kuupäevad varakult valmis panema, kokku leppima, et kõik saaksid ennast nii-öelda vabaks võtta. Seda võime teha kohe siin aasta lõpus, aasta alguses ära. Täiesti. Suurepärane. Aitäh. Nii. Väga palju mõtteid on, et tööd tekib juurde. Ja kusjuures väga häid mõtteid selles mõttes. Väga positiivne. Üks hankija täiendab teist, et ega siis neid asju on võimalik, mida üks hankija on välja pakkunud teha ka teise hankijaga. Nii. Ei. Ei meil on aega veel. Kell on 56. Meil on veel aega. Et ees on jõulud tulemas, et kindlasti olete mõelnud jõulukingituste peale. Et Prismas on kindlasti suur valik, kust leiate midagi. Ärge stressake, vastuge läbi. Küsin veel selle aianduse poole pealt, et kui palju üldse nagu see lõpptarbija pöördub teie klienditeenindajate poole mingite spetsiifiliste aiandusalaste küsimustega, et ma ei tea, kuidas kasvatada seda tomatit või kust, kui palju nagu selliseid küsimusi üldse tuleb? Ma nüüd ei tea, kui palju otseselt tuleb küsimusi. Siis ma tean, et neid tuleb. Ma olen saanud neid endale, et kas ja mida sa vastad ja ma ei ole ka osanud vastata ennem, kui guugeldanud olen. Küll aga ma tean ka seda, et meil on selliseid kliente, kes on ise väga teadlikud ja meie poed on saanud pigem siis nii-öelda nende käest nõu, et miks see lill on siin, ta peaks olema hoopis niimoodi väljas või miks on see, ei käi sellega kokku. Et selles mõttes jah,
on hakanud nii üht kui teistpidi silma seda, et kliendid ise ei tea ja küsivad nõu ja raske on saada, kui ka niipidi, et meie enda inimesed teevad midagi võib-olla teadliku kliendi jaoks väga valesti. Ja seetõttu klient suunab nagu meid, et ärge pange neid asju sinna ja ärge tehke niimoodi. Et üldiselt aiandushuvilisi ma vaatan, tuleb iga aastaga aina juurde. Et minu meelest hakkaski see siin paar aastat tagasi pihta, kus meie käest tegelikult hakatigi juba küsima, et mida me nüüd see aasta suure vaevaga ja tänu Karolile saime lõpuks need beebitaimed ka kuidagi nagu broneeritud, onju. Et tegelikult hakati paar aastat tagasi juba neid küsima, et inimesed juba jaanuaris tahtsid hakata midagi istutama, midagi tegema. Et kuidagi hästi aktiivseks on läinud see aianduse asi, ma ütleksin. Ja kuna see lillepool oli nüüd meie käes üldse esimest aastat seekord, onju, siis ka mina ise väga palju huvitavaid asju sain sealt teada, mida ma ennem ei teadnudki ja nägin, et tegelikult on see asi palju suurem ja ägedam, kui ma üldse ettegi kujutasin. Et praegu me Kairiga küll, Kairi seal tegi ja muudkui neid seal sisestas ja pani, aga ega meil nüüd väga suurt endalgi teadmist ei olnud, et kui me räägime nüüd sellest koolitamisest, nii-öelda töötaja koolitamisest, see on asi, mida me isegi vajaks, olgem ausad. Et absoluutselt. Ja klienditeenindajad on ise ka huvitatud, et saada nii-öelda teadmisi selles osas. Absoluutselt. Ja see oleks nagu väga-väga teretulnud. Ja kliendid kindlasti oleksid tänulikud, sest ma arvan, et tavainimesi tegelikult ikka kõik ju ei tea. Ja paljud ei tea, eriti siuksed alustavad. Kui nüüd jõulud ära lähevad, kas siis jaanuarist tuleb kohe aiandus peale või? Sisuliselt ta nii on, jah. Et katsume siin väikselt kokku korjata, et meil tavaliselt käibki, et ega tarbekaupades siin poole aasta sellise asjaga me ikkagi üritame nii-öelda vähemalt hakata plaanima. Et meil on enda sortimendiperioodid, mis on paika pandud siis SOK poolt ja siis ongi meil need nii-öelda tähtpäevad, niisugused prioriteetsemad ja niiviisi ta tegelikult suht läheb, jah, et pisikesed asjad vahepeal, aga ongi aiandusega me hakkame seekord tõesti peale juba ju jaanuari lõpust, veebruari algusest ja sealt ta lähebki, jah. Natukene vahepeal tulevad mõned tähtpäevad ja jaanipäev ja kool ja jõulud jälle niimoodi iga aastalt, jah. Aitäh! Ja siis küsid, et millal grillhooaeg algab? Grillhooaeg ikka mida varem, seda parem, sest meie juhid ütlevad, et te peate olema alati esimesed, nagu me tõime ka välja, kuskil oli, eks ole, esimene, kes alustab hooaega, Pireti selja taga on praegu see täitsa lahti. Et mida varem, seda parem. Ma arvan, et me ikkagi tahaksin öelda, tegelikult märtsis juba peaksime selle peale hakkama tõsiselt mõtlema. No ma arvan, et veebruari teine pool on juba valmis kaubad sisse ja võtta mõistlik. Märtsi algus juba inimesed on ju ilus ilm tegelevad. Mehis termonõud on ikka veel sees ju. Ja tervist, olen Ivano Kvaforist, et esialgseks sooviks öelda, et suured tänud teile koostöö eest, et teiega on super hea koostööd teha. Aga mu küsimus on seotud toodete väljapanuga riiulitel. Et meie sortimendis on nii filterkannad kui ka vahetusfiltrid ja inimene, kellel on olemas filterkann, ta kindlasti leiab vahetusfiltrid kuskil isegi, kui ta on kuskil allpool. Et kas me saaksime nagu shop by shop, nagu kauplus per kauplus, nagu soovitada, kus selle väljapanuku kohta, et kus see nagu filterkann võiks olla, kus on vahetusfilter võiks olla. Ja teie poole siis pöörduda. Okei, super, suure tänud. Et lisaks on meil peale hüpermarketite veel siis 4 supermarketit. Et lihtsalt Diskres praegu suureneb veidi tarbekauba osakaal, et sinna saab siis natuke filtrit teise koha peale, kus on teised filtrid, aga kõik ettepanekud on, palun, kirjutage. Ja kui teil on valmis joonis, suurepärane, et seda lihtsam on ka majatöötajal seda väljapanekut teha. Ja kõik teadmised toodetest, palju lihtsam on kliendile müüa neid asju. Et väga rumal on jääda kliendi ees nagu mitte midagi vastata, mitte midagi öelda. Et kui sa midagigi tead, siis on ka ikkagi Et ka me tavaliselt ikkagi mõtleme ka oma töötajate peale majades, et nende töö oleks lihtsam. Sellega on ka, et kuidas tarned peaksid liikuma, millal nad peaksid sisse tulema. Loomulikult me mõtleme ka need toodete koguste peale, tarnekoguste peale. Et palju siis minimaalne pakendi kogus, mis sisse tuleb, et ei tuleks ükshaaval sisse, eks ole. Et kõik oleks selline efektiivne. Nii.
Te võite julgelt meile kirjutada või helistada, öelda, tehke teistmoodi. Et ega sellest midagi ei ole. Meil on siin aiandusinimesed, kooliinimesed. Tahaksite rääkida omavahel midagi? Lihtsalt nagu üks ühele? Mitte suures rühmas? Ja ma just mõtlengi, et siin on niisugune lämb. Ma võin ka midagi selle ukse lahti teha. Ma arvan, et keegi keeras seda. Ma ei teagi, kuidas uks lahti käib. Ma ei tea seda loogikat. Kuidas see uks lahti käib? Jäi. Kontakte ei ole. Aga nimi, eesnimi.perekonnanimi @sok.fi. Kodulehel on ka veel. Kas teil muresid ka? Sa küsid seda nüüd, kui 10 minutit on aega või? Muidugi igal eestlasel on vähemalt üks mure. Kuidas teie tunnete, et mis juhtub aastal 2024, kui mitte kõige teravam pliiats ei ole välja mõelnud, et peaks olema 24% käibemaks? Ja mis te arvate, et kas aastal 2025 tuleb järgmine terapliiats, kes mõtleb, et võiks olla veidi suurem jälle kõik? Mingi järgmise asja? Soomes on tarbekaup 24 ja toit on 9. Jah. Kõik on või, jah. Aga me elame siin. Meil on mõnusam kliima ju. Tahtsin just öelda. Läheb soojemaks kogu aeg. Jah. Ma ei ole kuulnud, et tarbekaupa tehakse Coopi märgi all. Et jah, ma olen teadlik Coopi märgi toidukaupade lansseerimisest, et seda märki veidi muudate. See saab olema huvitav aeg. Et kas Coopi töötajad tulevad või Coopi kliendid tulevad siis nüüd nagu meile või? Ma arvan, et kindlasti on kliente, kes tulevad vaatama vähemalt. Ja ma loodan, et nad ostavad Prismast midagi. Ja nad võivad ka Prismast edaspidi midagi osta. Et nüüd lõunaaegu räägitakse ka seda, kuidas oleks võimalik Soome müüa oma tooteid. Ja ma sain aru, et ka sinna kaubamärgi alla on võimalik toota midagi, et kui midagi on, aga noh, eks sinnapoole see turg on nii suur, et peab kusagilt peale hakkama. Et kui ei küsi, siis ei saa. Et kui mingid mõtteid on pakkuda midagi läbi SOK. Jah, osaliselt tulevad jah ringiga. Osaliselt me vaatame jah, et see keskkonna jalajälg on mõnede toodete puhul meie jaoks ei ole nagu tore, aga me võtame läbi siis emafirma lao neid asju sisse. Aga biolaan jälle võtame otse, eks ole. Ei võta läbi SOK. Et jah, ja me ei sõida laevaga sinna ja ei too laevaga tagasi neid samu tooteid, jah. Mulle meenub see, Merit ütles, et IT-s teil midagi muutub, et hakkate rohkem jälgima tarnekindlust. Tere, Merit. No tere, Anton. Ma tahtsin küsida, mulle meenub, et sa rääkisid, et
te hakkate rohkem jälgima tarnekindlust, et see hakkab ka teid puudutama, et mis teil muutub? No otseselt ma ei oskagi, vaata, kuna see tehniliselt lähebki sinna nii-öelda tarneahela gruppi või töörühma või osakonda, on ju. Et jaa, sisuliselt on, et hakatakse tarnekindlust jälgima ja loetakse nii-öelda täitmata tellimusi, nagu ma sulle ütlesin. Et kui nüüd ikkagi on mingi tellimus läinud ja seda kaupa muudkui nagu ei tule juba korra ja 2, siis hakataksegi kohe küsima meie käest, et miks ta ei tule. Ja tegelikult peaks sellised tooted kinni panema, koostöö ära lõpetama ja kõik asjad nagu finita. Mitte otseselt koostöö lõpetama. Ma arvan, et toote puhul nagu vähemalt. Esimene mulje võiks ikkagi see olla, et asendame toote. Just, aga see asendamine peaks välja nägema selline, et mitte minule ei ütle keegi, et seda toodet sul muudkui ei tule, et mis toimub, vaid lihtsalt point on selles, et teie peaksite ütlema mulle, et seda tootet mul nüüd ei ole ja me saaksime peos seda probleemi vältida ja selle toote mõneks ajaks siis nii-öelda kinni panna või asendada üldse mingi teise tootega. Et probleem ei ole üldse selles, et toodet pealegi pole, probleem ongi selles, et jooksevad mingid tühjad tellimused ja mingid hanked jäävad nii-öelda silma sellega, mitte sina, ma ei ütle praegu üldse. Aga lihtsalt ja siis tekibki küsimus, et te olete teinud sellise koostöö, sellise ettevõttega, kes tegelikult ei suudagi teie ootusi üldse täita. Ja kuna nagu me ju teame, meil on tegelikult ikkagi prioriteet ja nii-öelda koostöö 80% on nii-öelda emafirmaga, siis kui sellise asjaga nii-öelda siis silma jääda, siis nii ehk naa. Ei ole see hea ei nagu minule ostuosakonna juhil, ei ole see hea ka hankjale, sest see kohe nii-öelda seda usaldusväärsust viib ju alla ja öeldakse, et aga võta palun Soomest, seal on väga palju asju, mida võtta. Ja kõige hullem on see kliendile. Seal on tühi koht ja hinnasilt ja klient läheb jumala närvi. Et see on ka pigem see, mida me vaata enne põgusalt puudutasime, et kui sul päriselt ei ole, tuleks tegelikult kohe siis meile teada anda, mina soovitan teada anda koordinaatoritele, mitte mulle. Et me saaksime selle sulgeda, selle asendada ja teine asi, kui te näete, et teil küll on, aga mingil põhjusel seda ei jõua riiulisse, kuigi teil on ta olemas, aga ei tule tellimus ja riiul on pidevalt tühi, et samal ka sellest võiksite meid teavitada, kas küsida oma saldusaega, nagu Piret ütles, või ka teavitada konkreetsest tootest, et miks neid tellimusi ei tule, sest kui see riiulauk seal kogu aeg on, siis lõpuks ikkagi jääb nagu mulje, et teil on mingid probleemid, on ju. Tihtipeale tehniliselt võib olla ka see, et üks toode on riiulis, mis on sattunud sellise inimese korvi, kes ei ole tahtnud maksta selle eest, aga ta ripub süsteemis üles, nagu sa aru saad, eks. Ja tellimust ei teki lihtsalt peale, kuna ta näitab laosaldot, et masinale tuleb öelda, et nii on ja see saldo tuleb ära parandada käsitsi. Ja tegelikult kõikide asjade puhul, et nagu selle esimeses slaidis nagu vaatasime, et õnneks küll väga suure enamusega meil koostöö sujub päris väga hästi, ma ütlen. Aga ongi see, et tihti jäävad mingid asjad, just et tegelikult meie ostuna peaks olema alles esimene kontakt, kellele teie ütlete, kui teil on mingi probleem või mingi küsimus. Ja mitte, et me peame seda mujalt kuulma või nägema. Just üks asi, nagu Anton praegu mainis, et jälgitakse tarnekindlust. Kui ei tule muudkui tooted, mida me tellime, see on probleem ja me hakkame vaatama hanke otsa. Nagu firma hakkab vaatama, mitte isegi ainult mina, eks ole. Aga samad ka kõik muud asjad, et kui sa tahad suuremat väljapanekut, mõistlik jällegi meiega läbi arutada, mitte lihtsalt seda sinna poodi panna, sest varem või hiljem ma ju näen seda, eks ole. Et just nagu see aus ja läbipaistev hanke poolt, et meie Prisma veremarket ei ole tegelikult see ettevõte, nagu te teate, kes nüüd hullult trahviks ja sanktsioone määraks kellelegi. Et kui ikkagi ausalt mingi asi on nii, nagu ta on, siis on mõistlik seda öelda. Me saame siis teha vastavad muutused. Ei ole mõistlik omaalgatuslikult midagi teha, varjata või ma ei tea veel midagi kolmandat. Et me oleme ikka üsna sõbralikud ja vastutulelikud inimesed ju, on ju Piret? Joo. Joo. Meil on aega veel muidu 7 minutit. Kui tahate aega täpselt rääkida. Ma olen olnud alati selle poolt, et aega mitte raisata ja teha asjad kohe ja täna ja kiiresti. Et ma ei ole enam nii vana, et teha neid mitu korda.
nii et ma tahaks need teha kohe esimese korraga. Ma tahaksin, et te saadaksite tooteandmed kõik korralikud. Asi läheks kiiresti ja lihtsalt. Ja ma väga tänan, et te tegelikult oletegi seda kõike teinud. Ja meie koostöö teiega on tõepoolest suurepärane olnud. Ma arvan, et me peagi seda aega nüüd täis rääkima lihtsalt sellepärast, et rääkida. Ma arvan, et te saate Meriti poole pöörduda igal ajal, teha taga kas siis kohtuda või helistada või kirjutada. Te saate ka mulle helistada ja kirjutada. Ja jah, meis, kui on vaja, ma tulen ka vaatan asju. Et täiesti liigun. Täiesti liigun. Et suur tänu, et leidsite aega oma töö juurest tulla siia Prisma asju kuulama. Ja ma loodan, et saate veel pärast lõunat siin teada veel ühte koma teist. Et aitäh teile! Ja minu poolt ka suured tänud ja mõnes mõttes on isegi hästi tore, et ma haigeks jäin, sest et nüüd Piret saab teiega palju lähemalt tuttavaks ja nägite ka meie koordinaatorid ära, kellega te tegelikult ju suhtlete ja kirjutate hästi palju. Aga nüüd tänu sellele ka nemad, siis Kairi ja Kristina said tulla ja saate nendega ka asju arutada ja nüüd näod ja nimed kokku panna. Et selles mõttes toredat päeva teile ja suured tänud, et tulite ja edu sulle Piret seal, nii et nautige päeva edasi. Ciao!